Tšau. Minu nimi on Moika Johanson. Success Unlimited with Moika Johanson. Minu nimelise raamatu. Kaasautor siis. Ja sinu soov on sinu käskida. Saladuste sarjast siis 9. video, kui ma ei eksi. Ja me oleme jõudnud siis baasteadmiste vundamendi 4. kõige tähtsama kontseptsiooni või sellise printsiibini, mõtteni, mida siis õpetatakse salaühiskondades, organisatsioonides inimestele. Et need samad õpetused on taganud siis neile sellise mentaalse, mõttelise, tugeva ja sügava vundamendi, et lihtsalt ja kergelt minna läbi selle elu naeratades, enesekindlalt, täis armastust, jagamist ja edu küllust igal võimalikul viisil. Ja selleks on siis 4 etappi, mida inimmõistus läbi käib, kui ta omandab ja õpib uut informatsiooni. Milleks on seesama playlist, sinu soov on sinu käskida, saladused, mida nad ei taha, et sa teaksid. Et kõigele sellele esmase juurdepääsu ma sain siis selliselt härrasmehelt nagu Kevin Trudeau, kes tegi raamatu ja paaripäevase seminari, mille maksumus oli 10 000 eurot, saate aru. Et nagu see iseenesest, kui nagu natuke kasutada enda mõtlemist, on päris ilusasti toob välja selle, et siin ei tahetagi nagu vaeseid inimesi või inimesi, kellel ei ole 10 000 välja käia ja ala Šveitsi sõita Alpidesse. Ja ka selline info ei jõua selliste inimesteni. Sest et neil ei ole sellist nagu teadlikkust, neil ei ole sellist intellektuaalset pagasit ja võib-olla selliseid ihasid, kirgi ja soovegi. Seega see info on nagu limiteeritult liikumas. Et sellest samast seminarist siis tuli audiobook, mille nimi on You Wish is Your Command, Things They Don't Want You to Know About. See on inglise keeles ja seda ei ole eesti keeles. Ja ma otsustasin võtta selle enda peale, et teha see eesti keelseks. Muidugi minu väikse nagu keeruga, minu spinniga. Et tuua teadlikkust ja see nõuab nagu kõik teatud koguse usku millessegi suuremasse ja võimsamasse kui lihtsalt vaese inimese madal väike mentaliteet seda võimaldab. Ja kuna kõik, mis on hästi lihtne, kõik, mis on hästi kerge, on meil millegipärast raske uskuda, sest see tundub liiga hea, et tõsi olla. Inimesed on kuidagi niimoodi ühendatud, kuid tegelikkuses on alati kõik hästi lihtne ja hästi kerge. Aga me peame jõudma teatud informatsiooni omandamisega alateadliku kompetentsuseni ehk siis autopiloodini. Ja sellest me täna räägimegi. Palun ole kena, vajuta like, vajuta subscribe. Kui sul on eestikeelne versioon, näiteks telefonist vaatad seda, siis on seal telli, see punane ja see kellukese märk. Et iga kord, kui tuleb uus video välja, oled sa esmaste inimeste seas, kes saavad siis teada, et video tuli.
ja see on ju sinu parimaks kasuks. Ja minu soov on aidata sul saada seda, mida sa soovid, mida sa tahad. Sest et seesama info, mida ma jagan, ma otsustasin uskuda peale enda hinge sügavat tumedat rännakut läbi erinevate põrguväravate, ütleme nii. Et lilleke kasvab läbi asfaldi ka. Ja nii on ka inimestega. Ehk siis seda võib öelda ka nagu, seda saab natukene nagu teises võtmes rääkida, et siis nagu 4 teadvusastet, aga info omandamise jaoks on need siis järgmised. Ma olen sellest video teinud, aga sellel hetkel ma lihtsalt tegin nagu algust iseendale julguse sisestamisega ja et ma oleksin võimeline siin jagama oma magneetilist energiat ja oma suurepärast karismat, mis on ka sinus olemas. Esimene level siis on alateadlik ebakompetentsus ehk alateadlik ebapädevus. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Et hetkel oled sa alateadlikult ebakompetentne sellele infole, mis siin järgnevalt tuleb ja mis võib-olla on ka eespool tulnud. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Kui me oleme väiksed lapsed ja emme-issis jäävad meie saapapaelu kinni, siis me ei tea seda, et seda on vaja siduda. Ema-isa õpetavad meile, et on vaja siduda, sellepärast, et muidu sa astud paela peale ja kukud pikali. See on kõige lihtsam selline ehe ja aus näide. Nii, nüüd, kui meieni on toodud see informatsioon, et meil on vaja siduda saapapaelu, ema-isa näitasid seda meile, siis me oleme enda teadvuses teisel levelil. See on teadlik ebakompetentsus. Nüüd sa tead, et sa ei tea. Aga sa mõistad, et sa pead õppima, sa pead harjutama, sa pead leidma sellised aju, keha vahelised seosed, nii-öelda koordinatsiooni, mõistuse ja keha vahel. Õppida, kuidas see pael üle teise käib, et see sõlm valmis teha. Ja kui sa seda piisavalt teed, siis sa oled teadlikult kompetentne. Et sa tead, et seda on vaja teha, sa juba enam oskad, et nagu seda teha, aga sa mõistad, et sul on seda veel vaja harjutada. Sa tunned seda enda sees, see on siuke sisemine teadmine, intuitiivne arusaamine sellest. Ja ühel hetkel avastad sa, et räägid sõbraga, ajad juttu ja seod automaatselt saapapaelad kinni. See ongi alateadlik kompetentsus. Ehk siis see autopiloot. Sa tead automaatselt, mida teha. Täpselt samamoodi nagu, et mis su nimi on? Sa tead kohe plaks, minu nimi on Maiko. Ei mingit mõtlemist, juurdlemist, arutlemist. Sa oled selle nimega kasvanud, see on sulle pandud, sinu nimi on Maiko. No mitte sinu nimi, aga minu nimi. Sinu nimi on sinu nimi. See on väike lihtne seletus. Mida see nagu siis mõistuse koha pealt nagu teeb. Ja koolis meil õpetatakse ainult seda, et nii, täna on eesti keele tund, emakeele tund ja sul on vaja õppida selgeks see luuletus. Kuidas selgeks õppida? Korruta, loe seda, korruta, loe seda. Alateadlik ebakompetentsus, alateadlik ebapädevus. Nii kaua, kuni õpetaja ütleb sulle, et sul on vaja see luuletus pähe õppida. Nüüd sa oled teadlikult ebakompetentne. Sa tead, et sa pead selle luuletuse pähe õppima. Sa tead, et see info, mida ma sulle jagan, on sul vaja selgeks saada, ära õppida. Et jõuda teadliku kompetentsuseni. Ehk sa tead, et sa pead seda tegema ja sa tead, kuidas seda teha. Sa tead, kuidas seda kasutada. Aga see ei ole veel täielikult sinu oma, see ei ole sisse integreeritud, sellest ei ole saanud harjumus, sellest ei ole saanud uus maailma nägemismuster, uus teadlikkus. Mida rohkem on sinust teadlikkust, seda laiem on sinu reaalsus.
seda rohkem sa näed, koged, omad. Sellepärast öeldaksegi, lugejad on liidrid, sest neil on rohkem teadlikkust, nende reaalsus on palju suurem ja palju laiem. Nad ei ela pisikeses karbikeses, oma mullis nii-öelda. Me elame kõik oma mullis, aga mõni mull on nii pisike, et ja selle infoga ongi nii, et seda infot, kas sa mäletad, mis me rääkisime esimestes videodes? Kas sa mäletad, mis asi on õppimise balansiskaala? Kas sa mäletad, miks kedagi kuulata ja miks see nagu vajalik on? Kas sa mäletad, mis asi on õppimise indeks? Sa oled teadlikult ebakompetentne. Sa oled selle video ära vaatanud, eelmised videod. Sa oled saanud teadlikuks sellisest viisist, kuidas ennast kasvatada ja tõsta. Aga sa ei oska mulle seda öelda, sa ei mäleta täpselt, mis asi see on. Ehk siis sa oled teadlikult ebakompetentne, sa tead, et sa ei tea. Aga sa ka tead, et selles infos on midagi hästi väärtuslikku, mis aitab sul nagu elada seda elu, mida sa soovid. Aitab sul tõmmata enda ellu seda, mida sa tahad. Aitab sul olla see, kes sa tahad. Aitab sul kaalust alla võtta või mida iganes teha. See on teadlik ebakompetentsus. Ja teadliku kompetentsuseni on vaja vaadata neid videosid järjest otsast lõpuni. Läbi. Järgemööda. Video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8, video 9, video 10, video 11, video 12. Kõiki videosid ei ole hetkel veel isegi väljas ja kui sa nüüd vaatad siin juba hiljem, kõik videod on välja, su playlist on koos, siis tea, et sa pead minema algusesse tagasi. Mitte miski siia meie ellu ei tule niisama lihtsalt ja kergelt. Tegelikkuses tuleb, aga sul puudub teadlikkus sellest, kuidas see töötab. Alateadlik kompetentsus. Sa tead, aga sa ei tea. Sa tead, et sa pead korrutama. See on ülilihtne, aga see on nii meeletult sügav. Et jõuda sellele nii-öelda arusaamiseni, selle mõistmiseni, selle sügava sisemise tarkuseni, mis on tegelikult sinu sees olemas. Aga seda tuleb äratada. Ja mina hetkel äratangi seda teadlikkust sinu sees. Et nagu õppimise balansi skaalal sai mainitud, miks miski töötab nii, nagu töötab. On palju tähtsam, kuidas miski töötab nii, nagu töötab. Ja me jõuame järjest kogu aeg nagu lähemale, et elevanti süüakse ampsu haaval, maratoni jookstakse sammu haaval, me õpime kõndima sammu haaval. Ja nii see on, et kui sa arvad, et sa nüüd tead juba midagi, siis tea, et see on sinu ego mõistuslik mõistus, mis üritab sind tagasi hoida. Ja seda sama ego mõistuslikku mõistust kasutatakse tegelikult meie enda vastu pidevalt, sellepärast et meis puudub teadlikkus. Et saada rohkem teadlikuks, on vaja lugeda raamatuid. Ja soovitan siinkohal ka mine tagasi minu kanalile, vajuta subscribe, vajuta like ja kindlasti jaga neid videosid ja võtta osa 21 päevasest küllusteadvuse avastamisest ja uurimisest. Et siin on eraldi selline playlist, mida sa saad läbi teha. Sellest tekib teatud teadlikkus ja selle 21 päevase küllusteadvuse avastamise ja uurimise playlisti läbi tehes saad sa lähemale ka sellele infole, mida ma siin jagan, et need asjad käivad käsikäes. Ja ma olen selle niimoodi disaininud. Sest ma ise tean, et see töötab. Ma olen kasutanud seda mitmel viisil, aga ma ei ole veel osaliselt mingites asjades olen ma alateadlikult
kompetentne, ehk siis autopiloodil on näiteks see tekst, mis ma praegu räägin, ma tean, mida ma räägin, ma tean, et see töötab. Aga et manifesteerida mingisuguseid asju, ma tean, et ma pean veel õppima ja kordama. Aga kõige paremini saan mina endale kinnistada seda, kui ma õpetan seda sulle. Ehk ma olen võtnud, ma olen saanud ja nüüd ma jagan. Ja ma tean, et see on hea energia. Ja kui mõni inimene ütleb ja arvab, et maailmal on midagi viga ja et maailma tuleb muuta, siis mina ütlen nii, et maailm on täiuslik. Maailm on ilus, maailm on fantastiline. Maailmaga on kõik korras. Viga on inimeste mitteteadlikkuses. Ja meie kui inimeste võimuses on seda teadlikkust tõsta. Kui me tõstame enda teadlikkust, me ainuüksi sellega tõstame enda energiavibratsiooni. Ja see tähendab seda, et me tõstame ka inimeste ümber kogu planeedi vibratsiooni. Tõstes enda vibratsiooni on meil võime siis jagada enda sära inimestega. Näiteks nagu mina seda teen. Ma ei jaga mitte ainult oma sära, vaid ma jagan ka teadlikkust. Ma jagan väärtuslikku, selekteeritud informatsiooni, sest internet on täis igasugust sitta. Ja ma olen olnud ise ohver selle sita tarbimises. On ka väga nagu ilusat, head kaupa, et siit võib-olla ei olegi nii, et igal asjal on nagu oma aeg ja koht, mida, et nagu tarbida. Aga et see, mis praegu maailmas toimub ja mis meil võib tulla ja mis on olnud, et selle ainukene rohi on inimeste teadlikkust tõsta. Seega tuleb jagada neile väärtuslikku, selekteeritud informatsiooni. Kuid kahjuks on nii, et neid inimesi, kes tõeliselt tahavad ja tõeliselt otsivad head väärtuslikku informatsiooni, neid on kahjuks vähe. See on protsentuaalselt väike ja ma ise nagu loodan, see on üks minu kujustamise nagu mõtteid, läbi mõtteid, et seda tõsta, seda protsenti tõsta, inimestele väge, inimestele jõudu anda, tõsta nende teadlikkust ja sellepärast ma neid videosid teen. Ja ma usun, et iga see video jõuab inimeseni täpselt siis, kui ta on selleks valmis. Ja ma usun, et minu ausus, minu autentsus, minu aus ja puhas olek on piisav tõestus, et ma ei aja siin lihtsalt loba, sest tegelikkuses ma ei müü seda. Ma ei teeni sellega mitte mingisugust raha. Et hetkeseisuga on minu kanali subscriberite arv nii tillukene, et üldse isegi siin YouTube'is vaatamiste pealt raha teenida tähendab seda, et mul peaks olema 1000 jälgijat ehk siis subscriberit või tellijat. Ja siis ma hakkan saama mingit sente vaatamiste pealt. Et ma teen seda puhtast armastusest, ma teen seda sellepärast, et mulle meeldib seda teha, ma teen seda sellepärast, et ma tunnen, et minu hinges on see ülesanne. Ma olen teadlik, et ma olen ennast programmeerinud õppides seda infot, sest et see resoneerub minu millegiga. See andis mulle lootust siis, kui ma olin, ütleme, jalutu. Ja samas see ka aitas mul siis saada tagasi terveks. Et mina tean, et see töötab. Minus on enam mitte usk. Usk on midagi, mida sa vajad. Et uskuda, et miski töötab. Minus on teadmine. Ma tean, et see töötab. Ja sellepärast ma jagan, sest et ma usun sellesse. Et see ongi, et inimesed teevad raha nimel igasuguseid asju, nad müüvad igasuguseid asju, nad müüvad sõltuvusi, nad müüvad mürke, nad müüvad hasarti, et saada raha, nagu see tõstaks nende mingisugust minapilti või midagi.
mina ei usu sellesse, et lihtsalt müüa midagi, et saada raha. Ma usun, et kui ma teen seda, mida ma teen, siis see kõik tuleb minule, sest et see on minu viis manifesteerida, mitte üleliia rabeleda, vaid pakkudagi võimalikult väärtuslikku, selekteeritud informatsiooni. Sest ma tean, et see aitab. Ja kui sina oled seal maal, siis sa tunned seda, see on tunne sinu sees, et see on hea info. Ja et see on väärtuslik, sa tead seda, see on meie DNA koodis, see on meie geenide sees. See on meie selles jumalikkuses, mis meis peedus on, selle sees on see info. Kõik tegelikult olemas, aga me oleme ka inimesed, me oleme ka loomad, et meil on vaja tõsta see teadlikkus üles, kasutades enda intellekti. Et see, ma teen sellest veel järgmise video, sellest samast 4 infotöötlemise etapist, et kuidas täpsemalt ja nii edasi, sest praegult on juba 20 mintse täis. Suur aitäh sulle vaatamise eest ja kõik edu sulle, kõige paremat. Sa oled väärt, sa oled ilus, sa oled armas, sa oled kaunis, sa oled suurepärane inimene. Mina tean seda. Ja nüüd on aeg ka sinul seda teada. Tšau. Järgmise video.